Tere tulemast tagasi mu YouTube'i kanalile. Mul on väga special guest, kes on enne ka mu YouTube'is olnud. Astrid. Tere tulemast tagasi. Väga hea meel tagasi olla. Sinuga alati. Ma olen Astriti juures praegu. Ta tegi meile nii vapustavad kokteilid. No nüüd need on natukene juba... Ei näe enam nii head välja. Ei näe nii head välja. Aga täna tuleb siis Gypsy Get Ready With Us video. Ja samuti ma küsisin teil Instagramis, et te kirjutaksite mulle oma probleeme, mingi tüdrukute muresi ja otsime koos Astridiga lahendusi neile, äkki saame mingit nõu anda, sest ma olen juba elu näinud, sa oled juba elu näinud. Mitte, et me vanad oleks, on ju. Ja ma ütleks seda kindlasti, et mitte me ka ise kõige targemad tihti oleme, kindlasti ei ole käitunud võib-olla kõige targemad oma mine jaoks, aga samas õpidki oma vigade järgi. Astrid on kokteilimeister. Alati, kui ma siin käin, siis ta teeb mingi ekstra kokteile, mis on ülihead. Ja see? Tead, ma ei usu sind. Kui me käisime 33 üritusel, siis seal sa tegid küll pommes kokteile nagu sinu omad on alati just. See tuli kuidagi hästi, sest mul oli materjali. Aga sul on kodus alati kokteilimaterjali? Ja sa teed ma olen mingi viimasel aastal vist hullult investeerinud, ma ostsin mingi shakerid ja asjad, kõik sealt Kemossist on saadaval. Ma arvan, et alustamegi, teeks mingi, kuidas meil rutiin läheb, mina teen esimesena kulmutavas, et hakkame esimese meigiprotsessiga pihta ja vastame esimesele dilemmale või teie küsimusele. Esimene küsimus, mis siis küsiti, on, mida teha, kui mu naine suhtleb ükskõik mis teise kutiga ja keelab minul sama teha? Ehk siis kutt tahaks võib-olla teiste minu meelest on see, et käitud teistega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse tampim või siis istu taga maha ja räägi talle, et see sind häirib ja kui ta ei muuda ennast, siis nagu teil see problem. Vaata, naistel ma arvan on see ka, et naisena sa tead, et ja naised küll on ka, kes petavad, aga naine on hellem pool üldjuhul. Alati, emotsionaalsem ka ma ütleks. Ja et see on vähem tõenäoline, et naine arvab sellest sõprussuhtest mitte nagu midagi muud. Siis on ka vaata see, et naised hoiavad tihti peale oma traumasi rohkem ja kauem sees. Ja võib-olla see naine on lihtsalt rämedalt nagu haiget saanud enne. Mis ka mind huvitab selle juures on see, et kohe kui on siuke mehed, naised, bla, siis mina näiteks, kui mul on tõesti mingi sõberkutt, actually sõber, siis ma tutvustaks teda oma Veikoga ja vaatan, kuidas nad omavahel bondivad. Ja kui mu kutt approovib, et umbes ta ei tundu... Tavastavat see on see, et meie tunneme naistena, kui naisel on mu mehega mingi vaid. Mida sa kujutad ette vaata, aga no tegelikult sa tunned selle ära. Mulle tundub, et see oli noorelt inimest, sest ma tahaks teada, kuidas sinu esimene suutlus läks. Kas sa kartsid? Minul või? Jaa. Kas sul oli ärevust? Äkki ma ei oska, äkki ma ei saa hakkama? See tuli nii järsku. Ja kutt oli tsipa vanem kui mina. Ja nagu kuidagi loomulikult läks. Samal õhtul ma jõudsin koju. Ja siis hakkasin mõtlema, et kuidas kõik läks. Ja lihtsalt it was all a blur. Sest ma olin nagu nii, oh my god. No küsimus on, kas see tuleb loomulikult või tekitab, kas tuleb naturaalselt või kuidas, kas tekitab ebamugavust. Ma hoidun sellest, sest ma kardan. Nagu, mina ütleks, tuleb imelikult. Aga mul on siuke tunne, et see on kuidagi nagu geenidega kaasa antud, see lihtsalt tuleb naturaalselt. Ja võib-olla mõni topib sulle keelekurku. See on nagu mingi loomad ja asjad, jah. Instinkt nagu edasi. Palju neda. Isegi kui esimene kord on awkward, siis me ikkagi õpime sellest lõppude lõpuks. See tuleb naturaalselt. Mul oli endal ka kunagi see hirm, et issand, mis ma teen või nagu, kas ma üldse oskan. Aga ma ei tea, kas sina kunagi tegid seda, mina küll tegin. Ma testisin käe peal, kui ma noor olin. Kui ma võin 12-13, ma suudlesin oma käega niimoodi ja vaatasin, kuidas välja toob. Tõenäoliselt seda ma küll ei mäleta. Tällel hetkel oli võistlustants nii, ma olin nagu, oli nii fookuses, et ma elus ei arvanud, et tuleb järsku. Ja siis mul oli üks sõbranna, kes elas samas tänavas. Ja ta nagu, no ei olnud mu ema lemmik, ütleme nii. Ehk siis, nagu kuna me olime naabrid, siis me ikkagi suhtlesime nii, aga ta oli ikkagi alati see nagu trouble põhimõtteliselt. Ja siis me läksimegi nagu tema sõpradega välja. Ehk siis olidki juba minust tsipa vanemad. Ja siis see kuidagi nii järsku tuli. Et nagu ma muidu ei chillinud temaga väga ja
ma ei tea isegi, ma ei mäleta isegi, kuidas ma jõudsin sinna, aga kuidagi ma olin järsku seal ja okei. jah. Olen esimest korda suhtes inimesega, kes hoolib minust ja paneb minu vajadused esimeseks, aga ma ei saa seksides temaga orgasmi. Aita kaasa või nagu seal on nii palju nagu Sina ju tunned oma keha. jah. Jah. Esiteks on toys. Jaa. Teiseks õpetaja, tehke seda koos siis alguses, nagu kehad on niivõrd erinevad. Nagu selles mõttes võib küll olla, et sa võid olla gigolo ka, aga ei pruugi mingil inimesel lõpuni viia selles mõttes, et kehad on tõesti erinevad. Aga tead, liiga palju, Eriti vaata naiste sa räägid sois ja mina nõustun, aga liiga paljul meestel on see nagu kompleks, et mis mõttes sul on mänguasju vaja, minust ei piisa. Mänguasi on sõber, mitte vaenlane. jah, ma just tahtsin öelda, et need on tavaliselt poisikesed minu silmis. Jaa. Julge suuga lahti teha ja ütle, kui miski ei meeldi, mida tema teeb. Et muidu nagu sa oledki lihtsalt õnnetu, sa feigid ja ta arvab, et ta on nagu maailma parim ja siis midagi ei arene ka. Jah. Ole aus, ütle hei. Nagu... Või nagu alustagi kuidagi nii, et sa võiks teha nii või teha naa või ma ei kujuta ette. Julge öelda. Aga ma arvan, et minu jaoks on ikkagi, oleks esialgne ikkagi soovituseks selleks ikkagi, et kas või siis ongi see, et sa teed ise endale, ta vaatab pealt. Ja siis või õpetad või teetegi või koos. Ütled, mis sulle meeldib, ütle üles. Vaata, see on ka mingi tabu võib-olla rohkem mingi ei julge öelda. Et jah, et on vaikne. Eriti, ma ei tea, see on ka nagu meeste puhul. Et mehed ei taha... Ja mehed, ärge nagu solvu, kui naine sulle ütleb, see pigem on pluss, kui ta pärast nagu ta teab, et on õpetanud sind nii heaks. Olen 2 aastat olnud abielus toreda mehega, aga igatsen väga, märkides, oma esimest armastust, kellega viimasel ajal taas suhtlema oleme hakanud ja ka 1 korra salaja kohtunud. Tema igatseb mind samuti. Mu abikaasa on ilmselt iga naise unistus, 10-10 kena, tore, hooliv, edukas, aga ma olen väga segaduses. Miks sa abiellusid inimese, kes... No tunded võivad muutuda ka tegelikult. 2 aastaga nii palju või? Et sa hakkad oma eelmisest armastusest nagu nutma? Minu 2 pikaajalist suhet on arenenud, ma ütleks umbes nädalaga. Muidugi ma olin mõlemal korral vallaline, aga selles mõttes, et ei, no, sama. If you know, you know, selles mõttes, et see, et 2 aastaga muutuda, aga no lihtsalt ma ei kujuta ette seda situatsiooni, et sa oled suhtes ja sa kohtad kedagi uut ja see läheb nii kiirelt areneb. Seda ma nagu ei kujuta ette. Aga mis teema selle esimese armastusega on? Mina see esimene armastus ja seega tähendab seda, et no midagi oli siis nagu... kurat, esimese armastusega on ikka alati mingi... Et ta tunneb võib-olla sind kõige paremini ja mingi, ma ei tea. Ma ei ole kunagi aru saanud sellest esimese armastus. Kas sul on esimene armastus või? Ei, mul on olnud esimene armastus. Ma küll seda venda üldse ei igatse. Nagu, good luck to him, aga nagu alati mingi teema see, et esimene armastus ja sa hakkad alati otsima meest, kes on nagu see esimene armastus. Ai, no seda ma ei usu. Mina arvan, et kõige õigem tegu siin oleks, kuna need tunded on tulnud obviously sellest, et üksteisele annate üldse, et saimub teisele eksiga. Blokk peale. Need tunded lähevad ära. See ongi 2 versiooni minu arust. Kas see blokk peale ja pai või siis see vastupidi. Et nagu anna asjal minna või? Et ole aus, aga see tähendab seda, et sa pead aus olema. Ehk siis räägidki praegu selle mehele asjad ära. Teete pausi või mis iganes. Ma tean mõnda üksikut paari, kellel on läinud hästi. Peale pausi või? Peale pausi, jah. Ma ei tea kunagi, et paus oleks mõjunud, aga... Eks see hullult olenebki, kuidas sa seda pausi võtad ja bla bla bla. Mõne jaoks paus on see, ma saan nüüd linna peale minna. Mina ütleks küll, et cut off any nagu relationship. Või siis ongi see, et jah, make a decision. Kumb on siis nagu su prioriteet? Jah. Et sa pead ikkagi oma südamele truuks jääma, aga sa pead ka teadma, kui sa lähed selle esimese juurde, there's no going back. Selle koha pealt olen nii vale inimene, kellelt küsida süükst küsimusi, sest ma olen kõige lojaalsem inimene reast, keda ma tean. Ja ma ei kujuta ette, et mul isegi tekiks tunded kellegi teise vastu samal ajal, kui ma suht saan. Et sul tekivad tunded, okei, don't get it, aga kui tekivad, siis lihtsalt ole aus sellega. Sest nagu, kas sa tahaksid olla selles olukorras, mis teis praegu on abikaasana?
Good point. Enne kui me tänase videoga edasi läheme, siis ma tahaks tänada tänase video sponsorid, kelleks on Björn Borg. Näitan teile väikse hauli, mida ma siis endale valisin ning lisan videosse sooduskoodi, et ka teie saate shoppida. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. Kas ma peaks kuti maha jätma, kui ta mind petnud on? I know the saying. Don't let a guy tell you he doesn't want you more than once. Aga nii raske on kuidagi. Ma saan aru, et tal on siiralt kahju. Seal on suur vahe. Kas kutt ütles, et ta ei taha sind või ta lihtsalt pettis sind? Mina ütleks, et naised petavad emotsionaalsuse pärast, mis iganes. Ma olen Steve Harrit vaadanud. Nii. Ja mehed petavad tihti puhtalt seksi pärast. Nii et sinu usud peale petmist on võimalik muutuda või? Väga väike chance, aga on. Nii, Ehk siis mees peab tõesti saama oma õppetunni kätte. Ja see ei ole niimoodi, et sa jääd kohe tagasi. Aga sa naisena suudaksid oma meest samamoodi vaadata? See ongi see, et mina ei olnud. Aga no ma ütleks selle kohta, ma olen sportun, on ju. Ja nagu mina ei suuda anda siukest second chance'i. Aga Sama. ma näen, et ma olen oma kogemusest näinud, et inimene võib tõesti muutuda. Ja ta saab oma kogemuse mingiks hetkeks teada, aga nii nagu naistel läheb sünnitusvalu meelest ära, läheb meestel see valu meelest ära, mis nad oma naisele tekitasid. Selle peale ma ei ole mõelnud. Ja näha, et kutil on siiralt kahju, on ta siia kirjutanud. Mille järgi sa seda aru saad? Kutid oskavad väga hästi näidata naiste seda, mida nad arvavad, et naised tahavad näha. Mille järgi tal on siiralt kahju, kes see, et ta teeb suuri žeste? Selle, oi. Kuule, mehed nutavad su ees põlvili ja, küll, ja nad ikka valetavad. Aga et mul tuli meelde üks asi. Seal on suur, mina ütleks suur faktor, mis ka ütleb palju, kas mees muutub või mitte. Kas ta ütles seda sulle ise või sa said teada kuskilt kolmandalt? Jaa, muidugi, absoluutselt. See on jõhker vahe, et see ongi see, et nagu kas see usaldus jääb alles, kas ta on sorry jah, et ta pettis või see, et ta on sorry, et ta ei vahele. Yeah. Kas sa tead ühtegi meest, kes ise tuleks ütlema sulle, hei, sorry, mul juhtus käsi? Nagu, ma küll ei ole kunagi kuulnud. Pigem on see, et mis sa tõesti, kuidas? Ei, mina! Jaa. No samas mul ongi nii raske öelda, sest nagu ma kujutan ette, et minu eks on tõesti nagu muutnud ennast. Ja uue naise jaoks, aga võib-olla ta ei oleks ta sinu jaoks teinud, sest öeldakse, sorry, aga öeldakse ka seda, et... Ei, aga mina usun seda, et ta sai lihtsalt minu küljest võib-olla niivõrd suure õppetunni. See on mehe küsimus. Nüüd on aru saada, et mees on küsinud ja ta soovib infot siis oma naise kohta. Kas on tõesti reaalne, et kui naisterahval pinget pealt tööl ja kodus, siis kaob tal igasugune vahekorra isu ja ei soovi enam suhelda minuga, kuigi samas mõni aeg tagasi oli kõik super hästi. Olgugi, et väidab, et meie vahel kõik on siiani korras, aga lihtsalt pole isu ja tuju ning on väga napisõnaline. No ja ikka, et elus on selliseid stressirohkeid perioode. Ja naistel peab olema emotsionaalne eelmäng. Jah. Sa pead korista nõud ära, tee söök. Ärata kohvi käes. Reaalselt nagu see, nagu meil naistel ei alga eelmäng voodis. Ja siis, kui sul käsi püksis on. Ja need mehed, kes saavad sellest aru, reaalselt wins at life lihtsalt. Kui sa hoiad mind nagu muidu emotsionaalselt õnnelikuna, teed need väikseid asju, siis nagu seal ei ole mingid voodielu probleeme. Isegi kui neid teha, siis vahest lihtsalt ei olegi. Ja vahepeal ongi, isegi kui sa annad kõik. Oletame, aga mul ongi muud stressi, mida ta ei saa parandada. Jah. Ja naistel on hormoonid iga kuu, iga nädal erinevad. Seal on nii palju rohkem emotsionaalset ja sükest. Nagu, mehed ei saa üldse aru. Nad teeb närvi, mehed saa mitte millegist aru vahepeal. Jah, see on reaalne, et tal võib-olla lihtsalt ei ole isu, aga vaata natuke kaugemale. Vaata, et äkki sa oled midagi jätnud tegemata. Olen juba pikemalt aega olnud kohutavalt raksus endaga. Ma ei ole suur tüdruk, kuid tunnen, et olen maailma suurim naine. Olen 168 sentimeetrit pikk ja 32 kilo. Ma ei kujuta ette, mida teha, et sellest süütundest lahti saada, sest suudan süüa vaid kord päeva jooksul ja kohe, kui söön, on tunne nii paha. Sa oled reast ideaalkaalus, neiu. Mida mina oskan öelda, on see, et kahjuks me elame societis, kus nagu peenike on see, mille poole sa pead pürgima.
aga kelle sõnul? Meedia sõnul, ajakirjad sõnul, teleka sõnul. Kehakaal on trend, mis muutub kogu aeg ja sa ei pea iga trendiga kaasas käima. Ma tahtsin öelda seda, et jah, need trendid ei ole jälgimiseks minu arust. Mulle keegi kirjutas Insta kommentaari. Ma ei saanud isegi kuri olla, ma panin siukse kajaka maha. Midagi ta ütles, et mu viimase pildi peale, kas ta ütles mingi, et no, et sa oled kõik talvevarud ära söönud. Ma olin nagu, oh my god, ma ei saa kuri isegi alla see peale, see oli päris naljakas. Nagu, mul ei tee enam haiget siukest asjad nagu... See ongi see, et nagu haters gonna hate, kui peenike või kui mis iganes nagu oled, nagu kõigil on, kellelgi on alati midagi öelda. Davai. Kuidas ma ütlen kutile, et mul pole seksuaalset kogemust, kuigi ise olen 23? Mina ütleks, et väga tubli tüdruk oled. Ja mina ütleks, et kas sa üldse pead kutile ütlema? Reaalselt, jah. Mina olin ka vana, kui mul see lõpuks juhtus, on ju. Ja mina samamoodi tundsin, et see ei ole kellegi teise asi peale minu, kas ma olen süütu või mitte, seega ma ei öelnud. Aga kuid see ei aru ja tema jaoks oli see pigem positiivne. See ongi minu arust eriti tänapäeva selles. Tunnen, et mu sõbranna, kes on minuga elus nii-öelda samas punktis oma maja hea suhe, ei vääri neid asju, sest mina olen temast rohkem vaeva näinud, et siia jõuda. Rabanud tööl ja koolis. Tunnen end nii mõeldes kohutavalt. See, et see sõbranna üle nii mõtled, see on minu arust red flag. Nagu küll sinu aeg tuleb ja võib-olla kui sa oledki nii kinni oma sõbranna edukuses, siis võib-olla sellepärast ei tulegi. Mu mõte on see ka, et tänapäeval ei huvita kedagi, kui raskelt sa oled millegi nimel tööd teinud. Work smart, not hard. Ja see on su enda probleem, kui sa oled raskemat teed pidi läinud. Ma kujutan ette, kui mina loeksin seda ja teaks, minu sõbranna ütles niimoodi. Ma oleks väga pettunud. Mis mõttes nagu ma ei vääri seda. Sellepärast mõtlesingi red flag. Et nagu see, kui palju ükski sõbranna näeb igapäeva elu, kui palju sa millegi jaoks vaeva näed. Yeah. Sa saad aga korra kuus kokku see, et me võib-olla ei räägigi tööasjadest, ei tähenda seda, et ma vähem vaeva näeks. Hei, kutil, kellega koos elan, on Tinder OnlyFansist igast luuad tellitud. Pai. See on okei või ikka pigem ei. Nagu nägemist. Esimesest lauses piisis juba Tinder, pai. Huvitav, mis selle excuse on mingi I'm supporting my friend. Ma kasutan Tinderit, et tutvuda lihtsalt inimestega. Ma tahan lihtsalt rääkida inimestega juttu ja siis see never replies to you. Ma kujutan, et see inimene reaalselt kurb ja siis me naerame. Et lihtsalt ei. Nagu bye bye. You deserve better. Ma kogu aeg mõtlesin, et Eestis ei ole siukseid mehi, nagu sa näed filmides. Kes toovad, kes teevad, kes kingivad, kes hoiavad sind kui printsessi. Ja siis ma sain aru nagu... Ma oled mehed olnud lihtsalt, on ju? Reaalselt. Ja siis praegu lähen mingi kuradi meeste priisi välja ja siis ma olen nagu mingi, ma ostan sulle jäätist. Võisin temaga nüüd reisil, on ju. Okei, nagu see ei ole ühe nagu suunaline, aga käitu teistega nii, nagu sa käitud, et käitutakse sinuga. See on minu elu matoliselt. Tahaks väga praegu sealt töölt ära tulla ja hakata ilumaailmaga tegelema, aga ei oska kuskilt startida. Seda ma ütlen küll. Mida aeg edasi, seda raskem on sul ilumaailmaga ühineda. Konkurents on nii suur. Konkurents on jõhker. Selles mõttes, et mitte üldse halvaga kindlalt on väga häid tegijaid, aga ma ütleks, et on hästi palju häid tegijaid, kes oskavad ise endale teha meike hästi. Jaa. Oota, aga teeme väikse recapi, ma teen meile ühe joogi veel. Vaiks. Inimesed vaatavad, me joome. Mul on otsas juba ammu. TV-saeg on üks. Jaa. Ja siis tuleb shot kõrvale võtta. Ei ole. Mul on džinn ainult külmas. Kurat, see... Džinni väga ei... Oleks mingi hea mingi apple sour sundagi, aga sellist ei ole Eestis. Samas äkki see strawberry džinn on hea. Ei, ma arvan, ma hakkan oksele siis ka. Okei. Mul on viina ka tegelikult. Ja siis ma hakkan veel rohkem, kui ma hakkan miksima. Okei, mul on pais. Oli tore teiega. Aga ma olengi valmis. Astrid käis, tegi meile uued need kokteilid. How pretty! Aga ega palju küsimusi jäänud ei olegi ja ma hakkan vaikselt valmis ka saama. Vastaks selle lõpuni, et tüdruk tahab ilumaailma, aga
uks vist lahti. Tüdruk tahab ilumaailmas alustada, aga ei oska kuidagi startida. Sa ütlesid, et raske on. Raske on ikka, aga selles mõttes, kui see on sinu eesmärk või tõesti tunned, et see on midagi, mida sa tahad teha, siis lihtsalt alusta. Harjutamine teeb meistriks. Kuna siin nii paljud tüdrukud küsisid, et ma tahan eksi juurde tagasi minna või ma ei tea, et mul on sõbrannaga suhe perse läinud, et mis ma teen, kuidas ma selle saan tagasi või et kas ma peaks saama tagasi. Ma salvestasin ühe video, mida teile kõigile näidata, sest minu sõnad ei kirjelda seda piisavalt hästi. The kind of person like if me and my ex broke up or if a friend left my life, I was like, okay, was not meant to be. Our soul contract ended. They were supposed to be in my life for a period of time to teach me something or to give me joy or to elevate me in some way. But when their purpose was done, they were meant to leave. And I'm okay with that. Sa ei taha praegu outfit'i selga panna? Võiks näidata ka, mis selga panema õhtuks. Inimesed ei tea isegi, kuhu me lähme. Me lähme Hollywoodi 27. sünnipäeva tähistama. Ma tunnen ka isegi pikk praegu mu kontsad selles. Thank you for watching, guys! Bye-bye!